Ilmselt näete seda diagrammi. Ja siin on nüüd statistika viimase 6 aasta kohta, kus on tööõnnetuste üldarv, mis on siis kõikunud kusagil 3300 ja 3900 vahel. Ja see aastane number äkki nii väga palju ei ütlegi, võib-olla enne kõike veel neile, kes teavad, et siin mõned aastad tagasi oli see number 5000 kandis, siis tundub, et üksjagu ohut on töötada. See 5000 pealt natuke alla 4000, 3500 kanti kukkumine on tegelikult pigem seotud õigusaktide muudatusega. Ehk enam statistikasse ei lähe need õnnetused, mis ajutist töövõimetus kaasa ei toonud. Ehk tegelikult see õnnetuste arv on olnud suhteliselt stabiilne. Aga kui nüüd mõelda natuke lühemale ajahetkele, me oleme täna siin teiega koos umbes 1,5 tundi. Ja kui võtta selline väga matemaatiline keskmine, siis selle 1,5 tunni jooksul juhtub Eestis 2 tööõnnetust, mille tagajärjel inimene jääb haiguslehele. Et see lühike aeg ja 2 tööõnnetust, see tundub küll juba nagu palju võitu. Ja teine number, mis siit diagrammist läbi jookseb, on surmaga lõppenud tööõnnetuste arv, mis on siis nendel viimastel aastatel kõikunud 7 ja 15 vahel. Et täpsemalt kaubandusest rääkida, siis absoluutarvudes on kaubandus eelmise aasta andmetega esikolmikus ja tegelikult kaubandus on seal esikolmikus olnud ikkagi pikka aega. See on nagu selline mingi fenomen, kui ajakirjanikega rääkida, siis küsivad ikka tavaliselt tegevusalad, kus siis rohkem õnnetusi on ja kui sinna hulka öelda ka kaubandus, siis näed nende suuri silmi, et mis kaubanduses nüüd on, et see on ju nii ohutu tegevusala või seal ei saa ju olla. Paraku on, number on suur, möödunud aastal siis 308 ja eks üks põhjus ole see, et meil on tegelikult kaubandustöötajaid hästi palju ja siis kui sel tegevusala töötab palju inimesi, siis juhtub ka palju õnnetusi. Küll jah, saab öelda, kaubanduses toimunud õnnetuste tagajärjed ei ole nii rasked tervisekahjustuse mõistes, võrreldes siin ehitusega näiteks, aga õnnetuste arv iseenesest on suur. 308 tähendab ju seda, et peaaegu iga päev üks õnnetus. Aga selline teiste tegevusaladega võrdlemiseks on parem nüüd see parempoolne diagramm. Siin te näete, et hulgi- ja jaekaubandus on Eesti keskmisest natukene madalam, 2,6 tuhande töötaja kohta. Et jah, suhtarvus see number nii suur ei ole, aga absoluutarvus siiski on. Ja erialade või ametite lõikes just nimelt naiste pool ongi kõige rohkem tööõnnetusi juhtunud müüjate, klienditeenindajatega ehk siis teie tegevusala. Meeste osas mingil moel võivad siia minna tõstukijuhid, laohoidjad, oleneb nüüd milline hulgikaubanduse puhul ennekõike võivad ka nemad seal kaubanduse esindajad olla. Ja kui rääkida nüüd soolisest jagunemisest, siis enam-vähem 2/3 õnnetusi juhtub meestega. Ja vanuse poolest on nii, et meeste puhul pigem nooremad mehed, 25–34 on see vanuserühm, kus on kõige rohkem õnnetusi. Naiste puhul on tööõnnetuste arv kõige suurem 45–64 aastaste hulgas. Et jah, meestel pigem nooremad ja naistel juba eakamad. Ja tõin välja ka nüüd möödunud aasta kaubanduse õnnetuste põhjused, et need sõnastused võib-olla on natukene sellised kohmakad, töötaja kaotuskontrolli, aga need pärinevad Eurostati klassifikaatorist ehk Euroopa Statistikaameti klassifikaatorist, mille järgi me või mille alusel me õnnetusi klassifitseerime ja et oleks võrreldav teiste riikidega. Ja nendes mullustes siis kõige levinum oli kontrolli kaotamine töövahendi, sõiduki või looma üle.
106 õnnetust. 308 oli neid kokku. Teine on töötaja libastus, komistas, kukkus. Enne kõike on siin samal tasapinnal kukkumised, sest kaubanduses seda, et keegi kuhugi kõrgemale ronib redelile, veel vähem tellingutele, mingitele töölavadele, seda üldiselt ei ole. Oli 87 ja seda teemat lahkame siis pärast põhjalikumalt. Füüsiline pingutus, ülekoormus, mis on nüüd seotud selle töötervishoiu teemaga, raskuste käsise teisaldamisega üldjuhul. Neid õnnetusi oli 39. Teravad esemed või kukkuvad esemed 27 ja kaubanduse puhul on suht selline, ütleme natukene nagu eripäraga vägivald, kallaletung, ähvardamine. Et kui me võtame muid selliseid teenindus- ja tootmisettevõtteid, siis seal selliseid vägivalla, kallaletung, ähvardamise õnnetusi on suhteliselt vähem. Loomulikult me ei saa võrrelda neid siin näiteks politsei tööga. Aga kui muid teenindusalasid võtta või tootmist, siis kaubandused paistavad need silma, õnnetused, mis on seotud vägivalla või kallaletungiga. Ja on siis ka materjalide purunemine või materjalide libisemine. Ja nüüd mõned õnnetuste näited nende samade põhjuste järgi. Esimene siis kontrolli kaotamine töövahendi üle. Siin on nüüd rokla kasutamine, mida ikka üksjagu palju kaubanduses tehakse. Ja sellega ta läks siis sinna papipressi poole, liikus selg ees. Papipressi uks oli avatud asendis ja töötaja jõudnud oma kätt veel rokla käepidemist lahti lasta ja käsi jäi papipressi ukse vahele. Paistetus pärast EMO-sse. Mul tuli selle roklatega meelde üks selline hea näide. See oli üks suhteliselt hiljuti avatud kauplus. Ma ei tea mingit pattu, kui ma ütlen tegemist oli minu meelest Maardu Rimiga. No, see on nüüd mõne aasta tagune näide. Ja mis mulle seal väga meeldis, seal oli rokla jaoks põrandale joonitud kollased jooned ja seina peal oli kena silt Rokla kodu. Ja see rokla oli kodus. Ehk nii nagu see kaupluse juhataja ütles, et kuna meil on uus kauplus, meil oli hea kohe need oma reeglid kehtestada. Kui sa oled oma töö lõpetanud, siis sa paned selle rokla sinna, kus on kirjas Rokla kodu. Ehk ta ei jää mitte nüüd sellesse kohta, kus viimane kasutaja sellega töö tegemise lõpetas, las ta seisab ja siis teised pärast võivad sinna komistada. Et selline väga lihtne viis korda luua ja ennetada ka siis selliseid komistamisest tekkivaid õnnetusi. Libastumine, komistamine, kukkumine. Lõpetas oma töö teenindusleti taga, liikus kiirustades, komistas juhtme taha. Et oli põranda külge küll kleebitud, aga aja jooksul oli see kleeplind vananenud, juhe oli osaliselt lahti. Jällegi selline õnnetus, mis lõppes ajutise töövõimetusega. Ehk need kaks asja kokku, kiirustamine ja lahtine juhe. Ja teine on siis kaubakäru järgi minek. Põrand oli märg, kukkus. Küünarluu oli valus, samamoodi lõppes töövõimetusega. Need märjad põrandad kipuvad ikkagi olema, et need on ennekõike võib-olla seotud selliste koristus- ja puhastustöödega ja kui nüüd just nimelt tööpäeva jooksul seda tööd tehakse, siis koristamise puhul, et põrand ei jääks liiga märjaks, et neid puhastuseksperdid või need inimesed, kes neid tehnoloogiaid paremini tunnevad, ütlevad, kui üle praeguste vahendite puhul on täitsa võimalik põrand pesta puhtaks nii, et ta jää pärast märjaks, ta jää libedaks. Füüsiline pingutus, ülekoormus. Alkoholi alla riiulite täitmine hakkas kasti õlut tõstma, et seda riiulile panna, tundis teravat valu alaseljas ja siis mingi aeg veel töötas, siis sai aru, et nii jätkata ei saa, teatas õnnetusest ja jällegi töövõimetusleht.
Ja see teine näide oli selline natukene ekstreemsem, omapärasem. Et üks töötaja läks sügavkülmutisse sealt tooteid tooma. Töötaja läks sealt selle ukse juurest, sügavkülma ukse juurest mööda, nägi uks lahti, lükkas selle kinni. Töötaja jäi sinna külmutisse, sattus paanikasse ja hakkas jalaga taguma vastu külmikust. Et tegelikult ta saigi vigastas jalga. Lihtsalt selle sama põhjusel, ta tagus jalaga vastu ust. Et tegelikult seal sees on, kõigi nende sügavkülmikutel on see nõue, et selle külmiku uks peab olema seespoolt avatav ilma abivahendeid kasutamata. Ja see nupp oli seal reaalselt olemas, aga nii nagu raportis oli kirjutatud, see ei tulnud töötajale meelde. Ehk tegelikult näide sellest, et need asjad, mida me tavaolukorras mõtleme, et see on ju elementaarne. No kuidas me siis ei tea, et seal on üks nupp, mis on õige tihti ka natukene teist värvi, selline suur kummikate peal. Vajutan seda, pääsen välja ja siis, kui sa reaalselt oled seal sügavkülmutuses kinni, vaat siis on see, et hakkan jalaga peksma ja seda, et nuppu vajutada selle peale ei tule. Teravese. Siin on nüüd noaga lõikamisest. Lõikas maksa, lõikas endale kätte ka, nii et tehti õmblused. Ja siis tuli välja, et selle maksa lõikamise ajal tuli kolleeg ja siis see võiski olla niimoodi, siin on need tekstid on tööandja raportitest võetud, et võib-olla käsi vääratas lihtsalt seetõttu, et kolleeg teda kõnetas. Et see on ka üks selline olukord, kus tegelikult kellegi tööd tegeva inimese juurde minnes tasub nagu mõelda selle peale, kui ma nüüd hakkan temaga kohe rääkima, mida see kaasa võib tuua. Siin on see noa kasutamine, on üks tüüpiline või üks näide, mis oli puiduettevõttes, tuldi küsima ka, et kas sul eile lõigatud detaile on, hakkas ennast natukene kerega pöörama. Ja keeras niimoodi, et käsi oli freesiterades. Lihtsalt tähelepanu ajub, et ma teen tööd, tähelepanu on tehtaval tööl, aga kui keegi tuleb ja hõikab, no siis tahes-tahtmata püüad nagu sellele reageerida. Ja nende teravate esemetega, ma ei ole nüüd vaadanud viimaste aastate statistikat, aga korra võtsime üles nende viilutajate teema, mida ka õige palju toiduainete kauplustes kasutatakse. Ja siis oli nende sõrmeotste arv, mis aasta jooksul poes viilutajatega maha lõigati, oli kusagil 10-15 vahel. Et tegelikult päris palju. Vägivald kallaletung. Agressiivse käitumisega mees poes kõndis lihtsalt ringi ja töötaja vajutas küll paanikanuppu, aga ikkagi tuldi talle kallale. Nahaalune verevalum oli siis diagnoosiks. Ja nii kaua, kuni siis politsei kohale jõudis, kiirabi jõudis, aga selline kallaletung või vaates siis tööõnnetus oli ikkagi juba juhtunud. Et nii nagu ma ennem ütlesin ka, et see on see kaubanduse eripärad, paraku on agressiivseid kliente. Ja siis mingite materjalide purunemine, antud juhul oli siis viinapudelit. 6-pudeline viinaplokk käes, küünarnukk riivas riiulit ja kile purunes ja seetõttu kukkus talle jalalabale varpalu murd. Need olid nüüd siis sellised enam levinud õnnetuse põhjused, kus oli nüüd 20 või rohkem õnnetust ja kuna seal viimasena oli kirjas ka need lekked, uputused, siis nende kohta vaatasin ka, et mis seal siis kaubanduses oli. Toidu transportimisel kallas rasva praadimise alused reiele. Et ilmselt nüüd meil on ju paljudes nendes suurtes poodides ka sellise toidu valmistamise tegevused sees ja ilmselt selle käigus siis kuumarasva kallamine. Ja kohvimasina piimasüsteemi puhastades lendas pisike tera silma, aga need kohvimasina puhastusained on üldjuhul söövitavad.
ja tagajärg oligi silmasöövitus. Ja ma toon ühe näite veel, mis nüüd kaubanduses, kui tuli just see, et nende köögipoolega või toidu valmistamise osa ka, mis puudutab tegelikult ohtlikke kemikaale. Juhtus sellises suures kaupluses, kus on siis eraldi müügisaal ja on eraldi tootmise pool ehk köök. Suvel palava ilmaga müügisaalis olnud töötaja, temal janu, läks sinna tootmise poole peale, näeb seal aknalaua peal mineraalveepudelit, samasugune mineraalveepudel, mida seal kaupluses ka müügil on, ilusti kenasti sildid peal, võttis sealt õige mitu lonksu ja tegemist oli seal tegelikult selle söövitava kemikaaliga, millega seal köögis puhastati ahjusid. Nii et köögitöötaja oli valanud selle ümber teise nõusse. Tema arvas, et tema teab, võib-olla teadis, neid juhtumeid on ka, kus see sama inimene, kes on valanud, unustab ära, aga teine töötaja ei teadnud sellest mitte midagi ja mitte mingit märgistust sellele pudelile, et seal on midagi muud sees, on mitte see mineraalvesi, seda seal peal ei olnud ja seal olid nende seedekuuludega päris tõsised põletused. Selline kemikaalide ümbervalamise puhul, mida tasub jälgida. Need olid siis näited, mis on juhtunud kaubandusettevõtetes. Need arvuliselt juhtub päris palju. Ehk siis peaaegu iga päev üks kaubandustöötaja jääb haiguslehele tööõnnetuse tõttu. Ja need erinevad tegevused, siis mille puhul olid ka välja toodud. Ja võtaks siis natukene põhjalikumalt ette arvuliselt teise põhjuse, libisemine ja komistamine, selle tagajärjel kukkumine. Ja mis siis kaubandusettevõtetes need põhjused on? Just nimelt, et pestud või puhastatud põrand on jäänud libedaks. Et püüame paremat, teeme puhtaks, aga tegelikult jääb põrand libedaks. Teine on siis kas mingid pritsmed, siin võib olla ka nüüd see köögipool, võib olla siis mingid õlipritsmed või toidutükid kukuvad põrandale, ei ole täielikult koristatud. Ja siis on see, et liikumisteed ei ole takistusest vabad. Siin õnnetuste puhul oli see näide, et mingi juhe oli põrandal ja kaubanduse puhul on võib-olla pigem nüüd ka see, et mingisugused kaubakastid, see puudutab küll võib-olla rohkem nüüd lao poolt, mitte nii palju müügisaali, aga see, et liikumisteed ei ole takistusest vabad, see on üks nendest põhjustest. Ja üllatav võib tunduda ka see, et need samal tasapinnal kukkumised, need toovad kaasa suhteliselt pikad töölt eemal olekut, et iga kolmas juhtum toob kaasa töövõimetuse vähemalt 1 kuu. Ja kui te nüüd mõtlete sellele, et teil ootamatult üks töötaja on kuu aega töölt eemal, meil ei ole praegu seda olukorda, kus meil on kauplustes olemas sellised nii-öelda varutöötajad, et kui keegi ootamatult kuu aega eemale jääb, et pole probleemi, keegi on varuks olemas, saame töö tehtud. See toob tavaliselt ikkagi päris palju sekeldust kaasa, sest keegi peab selle töötaja tööga ära tegema. Et tunduvad võib-olla teinekord sellised nagu tühised või süütud õnnetused. Jah, libises kukkus, mis siis? Aga iga kolmas selline juhtum toob kaasa kuu aega töölt eemal oleku. Ja libisemise puhul siis need näited, mis seda libisemist põhjustavad. Muide see külmvitriinide sulamise teema, see on ju nüüd see, mille hooaeg ilmselt praegu algab. Kui ilmad palavaks lähevad, siis ikka õige tihti näeb seal külmikute ees maha valgunud vett ja seal on siis teinekord mingid lapid peale pandud, et see vesi rohkem laiali ei voola. Reklaamkleepsud põrandal. Kui me tegime kunagi libisemise ja komistamise kampaaniat, seda üle-euroopalist, siis seal oli ka see tõdemus, et tegelikult nendele reklaamkleepsudel, mis on põrandale panekuks ette nähtud, neil on sellised mingid oma nõuded, et milline nende pind peab olema, sest mõningate nende kleepsude puhul võib olla tõesti see, et me paneme ta põrandale
ja nüüd, kui inimene astub selle kleepsu peale, siis seal on hoopis libedam kui kõrval oleval põrandal. Ja kui läheb midagi maha, koristada võimalikult kiiresti ja kui kohe koristatud ei saa, siis märgistada. Ja see tõdemus, kui võimalik, siis koristamine pigem õhtul viimase tööna, mitte hommikul enne seda, kui tööpäev algab, et käime siis märja lapiga üle ja pärast seda lähevad töötajad sinna siis tööle. Natukene pildimaterjali ka. See on nüüd näide ühe kaupluse kassast. Ilmselt kliendil on pudel maha kukkunud. Näete seda vedelikku maas päris palju ja kui sellist nüüd kohe ära ei korista, keegi seal liikuma hakkab, siis on see koht kindlasti libedam kui seal kõrval olevate nende keraamiliste plaatide peal. Siin on nüüd üks näide lillepoest, see on pigem positiivne näide, et seal on vanas hoones lillepood, eks seda oli rekonstrueeritud ja rekonstrueerimise käigus õige tihti juhtub seda, et nende põranda tasapinnad muutuvad, pannakse uued põrandad, mingi osa põranda kõrgus tõuseb ja siin on ilusti kenasti nüüd ära märgistatud see kald ja ka pind. Me võime küll öelda, et see mustkollasega hakkab natukene ära kuluma, aga olgem ausad, et ikkagi praegu veel näeb. Ja lisaks oli siis poe ukse peale juba pandud kiri, et ettevaatus kaldpõrand. Juhime klientide tähelepanu, sest see kaldpind oligi nüüd pigem seal klientide poolel. Ja need kaks järgmist pilti pärinevad nüüd samamoodi sellest üle-euroopalisest kampaaniast, mida oma esitluses kasutas Inglise kolleeg. Ja seal oli ka siis selline arutelu, et tegemist kaubanduskeskusega, kusagil oli nüüd vett maha läinud ja siis tuli nüüd siin pildil nähtav puhastusteenindaja seda kohta puhastama, korrastama, igavesti äge käru, puhastusvahendid kõik kaasas. Aga mida Inglise kolleeg tõi välja, et vaadake, mis nüüd oli, et tegelikult see märg koht ja see käru on teineteisest ikkagi päris kaugel. Et miks jäeti käru sinna nii kaugele ja nüüd ta läheb lapiga, mis tilgub, ehk ta tegelikult tekitab sinna neid libedaid kohti veel juurde. See oli tema sõnum, et selline puhastustööde tegemine läbi mõelda, kas on mõistlik niimoodi, et ühte kohta kuivatame ja samas mujale võib neid prismeid juurde tekkida või libedaid kohti juurde tekkida. Komistamine, juhtmed, mille kohta oli ka see näide, mingid kastid, kaubaalused. Kaubaalustega veel ka see, et nendega on see mure, et nad on õige tihti ju madalad ja siis ei kiputa neid ka nägema. Või teine on see, et kaubaalus on nüüd laiem kui seal peal olevad kaubad. Ja siis on niimoodi, et liikudes ma seda kaupa märkan ja ma millegi pärast sealt mööda liikudes eeldan ka seda, et ega see alus nüüd laiem ei ole. Ma kaubale otsa ei lähe, seda ma näen, aga et alus on laiem ja selle aluse taha komistan. See on kerge tulema. Kärude kohta, see sama Rokla kodu näide, see oli minu jaoks selline hea, et kärudel on omad kohad. Porivaipade üles keerdunud nurgad. See on, ta võib olla ka kaupluses sees, aga ma olen korra olnud sellises olukorras, kus hakkasin suhtlema ühe kaubanduskeskuse turvamehega. Ja olukord oli selline, et kaubanduskeskusesse sisse minnes oli maas suur porivaip, igati hea ja õige, väljast tuleme, saame jalad puhtaks, seda vähem on libedad need kohad, mis vaibast edasi on, ehk ma saan oma jalad siit kuivaks alt, aga nende porivaipade nurgad kipuvad üles keerduma. Ja seal oli ka üks nurk ikka päris üleval, lükkasin selle nurga seal uuesti sirgeks tagasi ja kuna seal vaiba kõrval seisis turvatöötaja, rääkis kellegagi, siis ma läksin ka temaga rääkima, et näed, et selline ohtlik olukord, et küll oleks hea, kui sa reageeriks sellele.
siis tema vastus oli selline, et see ei ole minu ülesanne, minu asi on jälgida, et siit mitte midagi ei varastata. Et see on selline ohutuskultuuri teema, et jah, me näeme, et ohtlik olukord on, aga siis seisukoht on see, et see pole minu teema, mina pean jälgima, et midagi ei varastata. Ja see nende libedate kohtadega ka, et ma ei eelda seda, et nüüd igal töötajal on käepärast kusagil mingi mopp, et kui ma näen libedat kohta, siis ma saan seda koristama minna, aga vähemalt peab olema teada siis kellele sellest teatada, et mitte ei oleks nii, et ma ise pääsesin siia mööda, mina ei libisenud, mis järgmistega juhtub. See on juba selline õnneasi. Jällegi näide kauplusest ja põranda tasapinna erinevustest. Siin oli konkreetselt lugu selles, et kauplusel läks hästi ja see tähendab seda, et kauplusele tehti juurdeehitus. Paraku ehitajad ei saanud sellega hakkama, mis projektis oli. Projektis oli ette nähtud, et põrandate tasapinnad on uuel ja vanal osal täpselt samad. See vahe tuli siin peaaegu sentimeeter, see oli mingi 7-8 millimeetrit võib-olla. Ja maha pandi nüüd keraamilised plaadid. Ja kui nüüd nende keraamiliste plaatide kõrguste vahe oli see peaaegu sentimeeter ja seal hakati sõitma roklaga, näete ka need euroalused õllega, siis rokla hakkas lõhkuma selle plaadi äärt, mis kõrgem oli. Ja et seda nüüd ei juhtuks, siis pandi sinna peale selline plekist natuke liistulaadne, laiemat tüüpi liist, et saame siis roklaga sinna üle. See liist kinnitati väikeste kruvidega põrandasse, aga paraku juhtus seal see, et need kinnituskruvid hakkasid millegi pärast välja tulema, et ilmselt sinna peale astudes, liigutades üles-alla, need kruvid tulid uuesti lahti ja siis olid need kruvid tegelikult klientidele ja ka kaupluse töötajatele selline paras komistamise koht, et seda väikest kruvi, mis on põrandast kõrgemale tõusnud, seda näha on ju päris parasjagu keeruline. Laadimisestakaadi puhul nüüd see punane ellips on ümber sellisel kohal, mida seal tegelikult ei tohiks olla. Sinna sisse astuda, komistada, jalga väänata, hullemal juhul kukkuda estakaadilt alla. Et kui teil on sellise laadimisestakaade, siis vaadake palun need üle, kas seal taolisi kohti ei ole. Ja nüüd need nii-öelda tee peale ette jäävad alused, see on ka mul enda tehtud pilt ühest laost. Ja kui ma ennem arutasin seda kaubaaluste asja, siis siin paremal pool ääres on ilusti näha, et alus on ikkagi suhteliselt tee peal ees, liikumisteel ees, mõned pudelid on seal peal. Kui hästi ta nüüd nähtav on, ilmselt mitte eriti. No ja teine on nüüd see, et need läbikäigud on jäänud ikkagi päris kitsaks. Ja viimane slaid, ma näitan seda täpselt nii, nagu selle kampaania ajal näitas neid Taani kolleeg, et ei jääks mulje, et meil siin Eestimaal neid õnnetusi ikka juhtub ja Tööinspektsioon räägib, et siin on pahasti ja seal on pahasti. Siis natukene sellist vaadet, mida tema tõi Taani kauplustest. Näete ka siin piltide peale, tegelikult liikumisteed natuke nad nagu olemas on, aga mitte eriti. Et igasugused keskmise pildi peal, kas see tolmuimeja nüüd peab olema seal nii keskpõrandat. Et probleem esineb nii meil kui mujal, aga eks see meie kui töökeskkonnaga tegelevate inimeste igapäevatöö olegi, et neid ohte märgata ja mitte ainult märgata, vaid ka teha midagi, et neid ohte vähendada või üldse ära kaotada, et meie ise ega meie kolleegid tööd tehes õnnetusse ei satuks. Minu poolt on kõik. Aitäh teile ja nüüd siis järgmine teema. Anneli, ole hea. Aitäh! Nii et ma võin vist alustada. Kõigepealt sissejuhatuseks, et
mina olen jah siis Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik ja mina olen see inimene, kes siis vastab teie küsimustele vahetavaal infoliinil, siis vastan teie kirjadele, kui neid tuleb ja muidugi ka siis teen seda nii-öelda kultuurharidustööd, et meil on väga hea meel ikkagi siis seadusest tulenevaid muudatusi teile edasi anda. Ja ma alustan nüüd siis oma väikese ettekandega ja jagan, aga ma enne sissejuhatuseks ütlen, et me oleme nagu infoliinil pannud seda tähele, et tööandjatel ja muidugi töötajatel on sageli selliseid ulatuslikumaid küsimusi, mis tegelikult eeldavad arutelu. Et ma pakun praegu võimalusi, et kuna meie aeg on hästi piiratud, kui tööandjad teie hulgas on selliseid küsimusi, mida võib-olla avalikult ei taheta küsida või rääkida, või on ka pikemaid küsimusi, et pakun välja võimaluse tunni aja jooksul helistage 53 088 303. 53 088 303, et nii annate ka mulle võimaluse sellise mahukama küsimuse puhul siis süveneda ja tavaliselt tekib ka sellisel juhul sellel küsijal lisaküsimusi. Aga lühemad küsimused, kui need tekib, siis kõige lõpus. Aga ma proovin nüüd jagada. Nii. Nii, kas on praegu näha? Veel ei ole vist näha või? On näha ilusasti, esimene slaid on ees. Minul näitab muidugi teist pilti kui teil, et selle pärast ma küsisin. Nii, et räägime siis täna töö- ja puhkeajast ja tegelikult üldülevaatena ma siis kõigepealt ütleks seda, et kui tohib sellist väljendit kasutada, on suhteliselt rahumeelne teema näiteks meie nõustamises ja ka siis töövaidlustes, et tulipunktis on tegelikult ikkagi saamata jäänud töötasud, saamata jäänud lõpparved, siis muidugi töölepingu ülesütlemise vaidlused on meil igasugused hüvitised, saamata hüvitised, siis järgneb töökiusu ja siis võimaliku diskrimineerimise teemad ja vot siis alles tuleb see tööaja teema. Aga paratamatult jällegi see tööaja teema on seotud ka siis saamata jäänud töötasu teemadega, nii et siin tekib vaidlus ka selle tööaja osas. Nii et ja olulisi muudatusi ei ole ka toimunud, välja arvatud jah, nüüd see paindliku tööaja kokkulepe, millest ma lõpus väga lühidalt räägin ja võib-olla, kuna seda suhteliselt vähe kasutatakse meie hinnangule, siis võib-olla äkki kuulajate hulgas on tublisid tööandjaid, kes on nõus oma kogemust jagama, sest tegelikult teda restoranides, kauplustes, hotellides kasutatakse, aga suhteliselt vähe. Ja kui ma nüüd meenutan, siis viimase poole aasta jooksul jah, mõned üksikud küsimused on nagu selle kohta tulnud. Aga käesolev slaid, kui selle esimese osaga päris hästi saadaks hakkama, tööandjad väga korrektsed, nemad märgivad töölepingus ära, kas on osaline tööaeg või on lepitud kokku täistööajas, sellega nagu erilisi probleeme ei ole, töötaja saab aru. Aga selle summeeritud töö rakendamise osas, vot just kaubanduses, et ma ei oskagi öelda, millised on need põhjused, ilmselt pooled teavad paremini kui mina, kas on jäetud nüüd lepingueelsed läbirääkimised suhteliselt pealiskaudseks või on see tööleping pealiskaudne või ei ole töötaja aru saanud, et kui just töötajad pöörduvad nende summeeritud tööaja küsimustega, just nende rakenduslike küsimustega, nad ei saa õieti aru, mis see summeeritud tööaeg on, mis see mõiste on, kuigi meil on ju tööelu lehel selgitused üleval, aga sellesse süvenemine võtab tõsi küll aega. Teiseks, kui me hakkame vastama, siis tuleb see vastus paraku väga üldsõnaline, kuna see küsija ei oska öelda, millises summeerimisperioodis on kokku lepitud, kas on siis 1-kuuline antud juhul, 2-kuuline, 3-kuuline või isegi 4-kuuline. Et siin võib-olla tasub tööandjatel oma olukord üle vaadata, kas teil on nii, nagu mina kirjeldan, või te hindate, et seda probleemi võib-olla ei ole üldse. See on selline kontrolli või mõttekoht.
Ja noh, nagu üldpõhimõte ikka, ükskõik mis probleemid selle summeeritud tööajaga tekivad, selle töötamisel graafikuga tuleks pooltel ikkagi püüda olukord läbi rääkida ise ja siis jõuda selle ühisele arusaamisele, ühisele kokkuleppele. Selgitage hästi töötajatele, kui nad pöörduvad küsimusega. Siin eile esitati ka, ma olen ikkagi tegelikult selles eelmises slaidis kinni praegu veel. Eile esitati jällegi selle näitena võin tuua küsimus kaubandusest, et töötaja oli küsimuse esitaja, et kuulge, kas see võib olla võimalik, et minu tööaeg on kogu aeg ühesugune, see ei kõigu, töötan kindlatel nädalapäevadel, kindlatel kellaaegadel, aga ma töötan osalise tööajaga. Ja nüüd minu tööandja ütles mulle niimoodi, et vot kui teie töötate osalise tööajaga, siis on ilmselge nõue, et tuleb ikkagi rakendada summeeritud tööaega. See on selgelt arusaamatus, et ma ei oskagi öelda, mis on, aga muidugi me saime neid üldisi põhimõtteid selgitada, et siin on ikka tõesti see olukord, et kui töötajal ongi ju kauplused, hotellid, restoranid, tootmine kindlasti ja teised suured Eesti majanduse valdkonnad, kus ainult summeeritud tööaega kasutatakse. Aga probleemiks paistab olema praktikas see, et jah, töötajad ei mõista selle olemust. Ja sageli võib-olla nad ei saa ka aru selle tööandja vastusest. Nii et ma küll teeks ettepaneku selliseks selgitustöö tegemiseks, kui te näete, et tekib mingisugune probleem. Vastasel juhul nad pöörduvad Tööinspektsiooni, mis ei ole muidugi vale, nad saavad meie käest selgituse, nad saavad erapooletu selgituse ja mida üldisem on küsimus, seda üldisem tuleb ka ju vastus, eks ju, nii on. Siis tahtsin veidikene rääkida valveajast, mis ikkagi meie seaduses kehtib sellisel kujul, nagu ta on. Eestis on ta praegu niimoodi, teistes riikides ta päris nii ei ole. Aga põhimõte on see, et see on selline aeg, mis ei ole ei töö ega puhkeaeg, et on selline vahepealne liik. Seda kasutatakse kaubanduses, aga kasutatakse meie hinnangul harva, sest selles osas tuleb ka kaubanduses töötavatelt töötajatelt küsimusi harva. Aga põhiline mure on ikkagi see, et tõesti, kui seda on otsustatud rakendada, tööandja peab seda vajalikuks, ongi see kokkulepe saavutatud, siis igal juhul peab olema sellele inimesele tagatud see igapäevane, iganädalane tööaeg. Aga mitte ei ole niimoodi, et mida me vahel ikka kuuleme, et tulen kella 5 töölt ja siis on mul valveaeg hommikuni välja ja siis lähen hommikul tööle jälle kella 8. Nii et puht matemaatiliselt on see asi ju niimoodi, et kui töötaja tööaeg on näiteks 8 tundi ja tööpäevane sisene vaheaeg on siis ütleme näiteks 30 minutit, saab teda samal päeval ikkagi rakendada valveajale siis 4 tundi ja 30 minutit, mitte rohkem. Neid juhuseid on, aga neid on harva ja ma ei mäleta, et need ka oleks õnneks töövaidlusesse jõudnud, aga ju siis on saadud sellisele mõistlikule kokkuleppele, kui ka lahkarvamused sellel pinnal on tekkinud. Ja muidugi tuleks kiita neid tööandjaid, keda Eestis on, et nad tegelikult maksavad seda valvetasu rohkem siis kui 1/10, nii et see on hea motivatsioon. Nii et selles suhtes on minu arust suure osa tööandjate suhtumine päris edumeelne. Ja nüüd selle koolituse osas tahtsin tuua välja selle, et jah, koolituse kohustus on tööandjal. On juhuseid, need on jälle harvad, aga võime tuua näiteks sellised juhused, et kus siis tööandja on öelnud, et vaadake, et minu koolituskulud on küllalt suured ja nüüd on ikkagi niimoodi, et teen sulle erialase koolituse, aga koolituskulud kannad ise. Või sõlmime näiteks koolituskulude kokkuleppe või niimoodi. Või on siis jälle selliseid juhuseid olnud, kus siis tööandja ütleb, et majanduslikult kitsad olud, mille üle ei saa ju ka nagu niimoodi otseselt vastu vaielda, aga et vot nüüd on niimoodi, et selle koolitusel viibitud aja eest siis keskmist töötasu ei maksa. Ehk seesama viide, mis ma praegu siin on toodud, tähendab ikkagi seda, et jah, koolitusel viibitud aeg on tegelikult töötaja jaoks nagu iga teise tööülesande täitmine. Tööandja on kohustatud siis maksma koolituskulud ja siis ka töötajale keskmist töötasu koolitusel viibitud aja eest. Tõsi küll, sõlmitakse ka ju
Need koolituskulude kokkuleppeid. Seadus ju annab sellise võimaluse, aga need tulevad kõne alla ikkagi siis, kui on tegemist sellise erilise või noh, kui ma nüüd tohin öelda eksklusiivse koolitusega, et noh, täpselt samuti teie valdkonnas on tööandjad Eestis, kes maksavad kinni ju töötaja kõrgkooliõpingud, kui see on tasuline õpe või siis suunatakse see töötaja kuskile välismaale, noh, ta on küll erialane koolitus, aga ta on kallis koolitus. Sellisel juhul näiteks, neid näiteid võib muidugi tulla veelgi. Sellisel juhul on jah põhjendatud see koolituskulude kokkuleppe sõlmimine. Miks mitte? Aga üldpõhimõte on ikkagi selles paragrahvis 28 lõige 2.5. Selliseid töövaidlusi tuleb ja see on põhimõtteliselt saamata jäänud töötasu vaidlus, kui siis noh, on selline juhus, et see töötaja on tõesti koolituse läbinud, aga tööandja ei ole talle selle eest keskmist töötasu maksnud. Mis nüüd siin lähetusse sõiduga ikka tekib vahel küsimus, kaubandustöötajad, toitlustustöötajad on väga õpihimulised Eestis, käivad ennast välismaal arendamas ja võib-olla ka siis partnerlussuhteid seatakse ju sisse. Nii et ikkagi see lähetusse sõit paraku on töölepingu seadus praegu niimoodi, et ega töölepingu seadus seda ei reguleeri, et see peaks olema tööaeg. Nii et kui ta sõidab sel ajal, kui on tal niikuinii kokku lepitud tööaeg, siis on asi ühemõtteliselt selge ja arutada ei ole pikalt. Aga kui nüüd läheb tööajast välja, eeldame väga senikaua, kuni seadust muudetud ei ole, ikkagi pooltevahelisi sellekohaseid kokkuleppeid kohe. Noh, see võiks olla ideaalis juba siis töölepingu sõlmimise ajal tehtud selline kokkulepe, seadus ei keela neid ka pärast teha, aga see kord peaks olema selge, sest et ühe suure kaubandusketi töötajad on pöördunud ikka vahetevahel niimoodi regulaarselt või ebaregulaarselt küsimustega, et vot käisime Lätis koolitusel, et kas nüüd siis sinna sõiduaeg on siis tööaja sees või ei ole ja noh, meie esimene küsimus on vastu, et aga rääkige, kuidas teie kokkulepped on, et pidite ju enne lähetuste sõitmist juba selles kokku leppima. Niimoodi. Päevaraha küsimus on siin muidugi teine küsimus, et seda tuleb maksta niikuinii. Tööle sõiduaeg on täpselt samuti, et vaat praegu on see, töötajad liiguvad linnade vahel. Nad elukohta ei vaheta, nad käivad teises linnas tööl, et täpselt sama olukord, et tööandja sellisel juhul tööle sõiduaega kinni maksma ei ole kohustatud. Jällegi see on teema, mis oleks mõistlik läbi arutada juba tööle asudes, tegelikult võiks ka see töötaja initsiatiiv olla, kui ta siis sinna tööle kandideerib, et mina elan teises linnas ja käin tööl siin teie asukohas, et rääkida läbi see tööle sõiduaeg, et ma ei tea, kas seda ei julgeta teha või mis takistus on, aga hiljem võib sellest tekkida probleem ja töötajale justkui on see nagu pettumus, et tööandja siis ei maksa kinni seda aega, mil mina sõidan tööle näiteks Pärnust Tallinnasse hoopiski. Nüüd see ületunnitöö, mida ikkagi teha tuleb ja minule tundub, et töötajad on küllalt huvitatud sellest, no see on ju lisatasu eest, jäänud mulje selline, et valdavalt ikkagi, kuna aeg on nii piiratud ja aega on vähe, siis vist seda tasustatud vaba aega kasutatakse vähem. Aga noh, iga kuulaja võib mulle muidugi vastu vaielda, kui tema ettevõttes on teine praktika. Miks mitte? Seadus lubab ju mõlemat varianti, aga jäänud küll mulje, et valdavalt kasutatakse seda hüvitamist ikkagi siis koefitsientiga 1,5. Aga probleem on siis see, et kui nüüd on tõesti summeeritud tööaeg, siis tõesti enne ju need ületunnid tegelikult ei selgu, kui siis perioodi lõpul. Töötajad peavad küll praktikas ka oma, noh, seal kuskil paberi peal või märkmikus tööaja arvestust, aga siin ongi seesama küsimus, et kui nemad pöörduvad küsimusega, et kuulge, minul on kahtlus, et tööandja ei ole minule maksnud siis kinni ületunnitasu, siis ongi seesama selgitus, et aga öelge, millal teie summeerimisperiood lõppes. Kuidas teil olid kokkulepped? Millises summeerimisperioodis teil need kokkulepped ikkagi siis kehtivad on, et vot perioodi lõpul ja siis ongi töötaja veidi hädas, et ta ei oska nagu sellele vastata. Aga need kokkulepped peaksid olema niivõrd selged, et
sellel töötajal endal ka, lähtudes siis kokkulepetest, on võimalik ise välja arvutada, see tegelikult ei ole ju keeruline, välja arvutada nüüd see ületunnitasu. Ja kui siis tekib küsimusi, palgateatise väljastamise kohustus on ju tööandjal ainult siis, kui töötaja seda nõuab, aga tõsi küll, paljud tööandjad on heaks tavaks võtnud ise need palgateatised väljastada, et siis töötaja saaks võrrelda seda tööaega, mis tema on töötanud, ja siis seda töötasu ja võimalikke lisakomponente, siis lisatasud, kui need on poolte vahel kokku lepitud või boonused ja arvutada välja ka ületunnitöö, nii et see on tegelikult päris võimalik. Jah, siin on lepingueelsete läbirääkimiste küsimus, aga samuti on õige ka see, kui siis tööandja juba siis töösuhete käigus, kui tekib vajadus, informeerib töötajat sellest, kuidas see tööaja korraldus on. Ja veel üks moment, mida mul ei ole siit slaidi peal märgitud, on see, et vahel tekib vajadus. Küll kaubanduses, klienditeeninduses, toitlustuses, igal pool. Vahel tekib vajadus minna päevaviisiliselt tööajalt üle summeeritud tööajale. Ja midagi ei ole teha, kui päevaviisilises tööajas on kokku lepitud juba töölepingus, see oli algne kokkulepe, nüüd aga tõesti tekkinud tööandjal vajadus minna üle summeeritud tööajale, siis seda saab teha ka uue kokkuleppe alusel. Nii et töölepingu seaduse paragrahv 12 on siin väga üheselt mõistetav ja see kokkulepe on soovitav teha kindlasti kirjalikult, säilitada jälle töölepingu juurde lisana ja siis poolte poolt allkirjastatud. Ja üldiselt mina võin öelda, et praktika näitab seda, et ega need töötajad väga vastu ei punnigi, kui see tööandja teeb põhjaliku selgitustöö, ta selgitab ära, mis on need konkreetse ettevõtte vajadustest tulenevad põhjused, miks enne töötasime siis nüüd päevaviisilise tööajaga ja miks on vaja üle minna siis summeeritud tööajale. Näiteks kas on põhjus see, et vot nüüd ongi olukord muutunud mingil põhjusel ja see tööaeg hakkab kõikuma päevade, nädalate või kuude lõikes. Ja seda tuleks muidugi põhjalikumalt rääkida, kui mina siin praegu räägin, sest siin tegelikult tööandjatel on sisulised põhjused. Ja kui töötaja seda mõistab, siis probleeme ei teki. Aga siin tekib selliseid küllalt teravaid vaidlusi nende töötajatega, kellel on see nüüd segav, on need samad väikelaste pered, kus siis võib-olla on takistatud laste hommikul lasteaeda või kooli viimine, sest see jällegi ei sobi töögraafikuga ja sellised puht perekondlikud või inimlikud põhjused. Aga ka sellisel juhul olgu peale, tuleks pooltel see olukord läbi rääkima, et võib-olla siiski leitakse lahendus. Võib-olla tööandja on nõus tegema selle tööaja kava või graafiku niimoodi, et see töötaja saab siis ise kas või mõnedel kordadelgi oma lapsed õigeaegselt lasteaeda kooli viia või ta jagab seda kohustust siis võib-olla teise pereliikmena. Et mingisugune lahendus tuleks ikkagi leida. Ma arvan, et see on võimalik. Nüüd siis väga lühidalt sellest paindliku tööaja kokkuleppest. Ma ei hakka seda teksti siin üle lugema, mis ma olen kirjutanud, aga ma saan üldises mõttes iseloomustada seda olukorda, et nii nagu ma ütlesin, et ootasime enamat. See ei tähenda iseenesest üldse halba, mis ma praegu ütlesin, aga arvestades seda sotsiaalmeedias tehtud sellist selgitustööd ja miks seda on vaja ja et ootasime seda, et huvi on suurem. Praegu seda küll kasutatakse, kui paljudes ettevõtetes ei oska mina seda öelda praegu. Ja kartsime ka seda, et see on nüüd kokkuleppe küsimus, et kokkulepetega tekib alati igasuguseid vaidlusi ja igasuguseid probleeme. Aga täna hommikul ma kontrollisin, ei ole minu andmetel näha ühtegi töövaidlus sellel teemal. Küll aga oleme kuulnud kriitikat. Arvamusi, nagu ikka töötajad, tööandjad oma arvamusi esitavad selle kohta. Ja nüüd kellele ei sobi sellise paindliku tööaja kokkuleppe? Ta ei sobi ilmselt nendele töötajatele,
kes soovivad töötada kindlaks määratud iganädalase või igakuise tööajaga ja kuu töötasuga, mis ajas ei muutu. Et vahel on niimoodi, et pered on oma eelarve planeerinud ja siis nüüd tuleb välja, et ta ikkagi päris kindlalt ei tea, mis see sissetulek on, aga ta on planeerinud oma eelarve ikkagi eeldades seda palka, mis ta saab kätte ja talle ei sobi see kõikumine. Siis on selline kriitika olnud või noh, mitte kriitika, aga mitte vajadus, et on ikkagi suur osa töötajaid, mulle tundub, ma ei oska öelda, palju neid kaubandussektoris on, aga neid on tervishoius ja korrakaitses ju, kes töötavad paralleelselt 2 tööandja juures. Neil on niikuinii välja arvestatud need töötunnid, kui palju ühe tööandja juures, kui palju teise tööandja juures ja nad ei ole reaalselt huvitatud siis sellest paindliku töö kokkuleppest, kuna neil on põhimure hoopis see, et kuidas jõuda siis õigeaegselt siis ühe tööandja juures teise tööandja juurde, et pigem on nendes töögraafikustes probleem. Siin on nüüd küll toodud näide kokkuleppest, milline ta võiks olla. Ja tööandjad on öelnud niimoodi, et jah, oli vaja, olime päris rahul, aga tegelikult on asi ikka kujunenud ju niimoodi, et see on paras selline, kohati bürokraatlik asi, et see nõuab tööandjatelt väga suurt halduskoormust ja seetõttu me alles kaalume, kas meie sellist praktikat üldse rakendama hakkame. Samas tuleb jälle vastu öelda, et ta on kindlasti edumeelne, ta annab võimaluse, ta ei anna kohustuse, aga ta annab võimaluse. Mis nüüd võib siin tekkida on see, et mida õnneks tekkinud ei ole, kui pooled hakati hiljem selle kokkuleppe üle siin vaidlema, et kuidas üks pool oli kokkuleppest aru saanud ja kuidas teine, et vot seda juhtub ikkagi töösuhetes, aga ma küsin nüüd vahele, et ma päris monoloogi pidajaks siin ei jää, et kas on keegi julge tööandja, kes on siin praegu osaleb ja kes tahaks enda kogemustest rääkida? Vist ei ole, nagu ma aru saan. No kui ei ole, siis ei ole, te võite pärast kirjutada meile ja igatahes praegu on selline tagasihoidlik olukord. Kindlasti mäletate seda, et umbes samasugune olukord oli ka selle muutuvtunni kokkuleppega, mida algul küll väga taheti ja oldi huvitatud, aga pärast kui rakendama hakati, siis oli huviliste arv või rakendajate arv suhteliselt tagasihoidlik. Mulle praegu tundub, et see paindliku töö kokkulepe tundub, et on veidikene populaarsem, kui oli see muutuvtunni kokkulepe. Aga eks see näeme. Meil on plaanis võib-olla teha siin sügisel veel mõned koolitused tunduvalt põhjalikumad, kui minul siin praegu aega rääkida on. Kas sügisel või talve poole siin üks ettepanek juba tuli selles osas, kus siis saaks sellest teemast detailsemalt rääkida. Võib-olla meil on sel ajal ka järelevalvepraktikat, praegu meil seda ei ole ja võib-olla on meil ka töövaidluse praktikat sellel ajal, mida ma loodan, et meil ei ole. Nii, aga ma siis nüüd lõpetaks, see on nüüd üks lõputeema selle puhkeajaga, et üldiselt tööandjad saavad päris hästi hakkama selle 36 tunnise järjestikuse puhkeaja tagamisega. Selle kohta muidugi on igasuguseid küsimusi ja on ka rikkumisi, aga minu hinnangul kaubanduses, ma ei saaks praegu siin midagi halba välja tuua. Aga mis puutub nüüd seda igapäevast puhkeaega 11 järjestikust tundi, toitlustusteemadel või valdkonnas on sellega olnud probleeme sellega, et kui on need igasugused suurüritused, kus siis toitlustajad osalevad, nendel võib tekkida suveperioodidel või hooaja perioodidel tööd nii palju, et raske on tagada see 11-tunnine järjestikune puhkeaeg. Et seda peaksid nüüd tööandjad järgima, kuidas seda tööd korraldada, et kas on võimalik palgata tööle siis ajutist tööjõudu või mis olukord see on, et ei juhtuks niimoodi, et töötaja, kes siis võib-olla teenindab mingit üritust, siis lõpetab pärast keskööd ja siis hommikul justkui kell 8 või kell 9 peab juba ilmuma uuesti tööle, et see ei ole kindlasti lubatud ja tegelikult töötajal on õigus ka endal keelduda
sellisest töö tegemisest, kui ei ole tagatud näiteks igapäevane või iganädalane puhkeaeg. Nii et võib-olla just selles valdkonnas oleks tähtajalised töölepingud päris asjakohased teha. Mida ma veel kokkuvõttes tahaksin öelda ja välja tuua on see, et nagu ma ka enne rääkisin sellest, et ärme neid koolituslepinguid teeme selles osas, mis puudutab seda tööandja kohustust ikkagi koolitada, et kui need on tehtud, no siis on tehtud, aga need lihtsalt hilisema vaidluse korral võivad osutuda tühiseks. Ja teine asi, ma nagu saaks nüüd veidikene haakuv teema, ma hetkel kaldun korraks välja, et see töötajate õppimine formaalõppes, et küllalt palju siis kaubandustöötajaid seda kasutavad, et olen küll näiteks poes müüja, lähen aga õppima raamatupidajaks hoopiski kuskile kutsehariduskeskusesse, et midagi ei ole teha, tal on see õppepuhkuse saamise õigus, kuigi jah, see võib häirida selle tööandja töökorraldust. Aga ikkagi, kui ta on õigeaegselt teavitanud ja tõendanud, et ta on formaalõppes õppija, siis midagi ei ole teha, tööandjal tuleb see õppepuhkus võimaldada ja jällegi tekib see tööaja küsimus, et ta selles mõttes, et kas siis tekib olukord, kus tuleb võtta asendaja tööle või tekib olukord, kus lihtsalt kolleegid peavad siis tegema ületunde, nii et neid lahendusi võib olla erinevaid, aga mingisugune variant tuleks ikkagi leida. Ja mida me ikkagi kuuleme, ma nüüd ütlen selle töötajate pahu poolelt, on tööajaga seoses see, et nüüd on jälle jaanipäev tulemas ja on töötajaid, kes nad on ilusti tööajagraafiku kätte saanud, kes aga, ma ei oska öelda, mismoodi mõeldakse, aga tuuakse põhjenduseks see, et mul on ikkagi perekond ja mul on siin oma seltskond ja mis sest, et siis ma siin pean olema küll tööl, aga et ma sellel päeval kas ei tule üldse või lahkun varem, et öelge, mis tööandja minuga teha saab. Kindlasti on see perekonna olemasolu või mitte olemasolu ei puutu. Kui tegemist on ikkagi kinnitatud ja töötajatele teatavaks tehtud tööajakavaga, siis töötajal ka niimoodi töötada tuleb, midagi teha. Ja kui see töötaja nüüd lahkub ikkagi niimoodi ette teadamata ja ka põhjuseta, siis me oleme soovitanud tööandjal see olukord fikseerida hoiatusega. Ja see aeg siis ka tuleb selles töötabelis kajastada, see on ju põhjuseta puudumine sellisel juhul, kui tal tegelikult ei olnud põhjust. Haiguslehel ei olnud, vaid lihtsalt läks ära siis nendel asjaoludel, mis ma enne rääkisin, et selle aja eest ei pea maksma tööandja töötasu ja samuti ei lähe see aeg ka puhkuse saamise õiguseks oleva aja hulka. Nii et selles suhtes peaks olema töötaja nõudlik. Aga me üldiselt ikkagi loodame heatahtlikele kokkulepetele alati ja mis iganes tööelus tekib olukord, et püüdke esmasena lahendada omavahel. Kui lahendada ei saa, siis jah, tuleb neid lahendada meie töövaidluskomisjonil, kes aga samuti hakkab ju suunama kokkuleppele või kompromissile. Kas hetkel on äkki tekkinud mingisuguseid küsimusi mulle? Meil on mõned minutid veel aega. Kui küsimusi tekkinud ei ole, siis mina soovin tööandjatele. Ma vaatan siin küsimust praegu. Et töötajad ei tea temale rakenduvat summeerimisperioodi. Jah, täpselt ettevõttesisese dokumendiga, aga ja võiks küll otsida ükskõik, kus siis tal see kättesaadav on, tööandja omakorda võiks siis suunata, et kus tal siis kõik need ettevõttesisesed dokumendid, mis tööandja on koostanud, oleks ikkagi kättesaadavad. Vahel on olnud niimoodi, et kas töötajad ei tea, kus need on kättesaadavad, kus see koht on, kuna neid kohti võib olla mitu, või nad lihtsalt ma ei tea, kuidas öelda, nad ei oska võib-olla tähelepanu pöörata. Nii et siin on see ikkagi ma rõhuks siin sellele regulaarsele informeerimiskohustusele.
et see võibki nii olla, nagu pöörduja on kirjutanud, aga kasutage siis sellisel juhul seda regulaarset informeerimiskohustust. Tööandjatel on muideks väga häid praktikaid selles osas, et niikuinii te teete seal oma regulaarseid, ma ei tea, tootmiskoosolekuid, töökoosolekuid, alati on teil võimalus siis meelde tuletada, et nad on tõesti kuskil seal teie täpses kohas ju tegelikult kättesaadavad. Aga see lihtsalt võib jälle töötajatel vahepeal meelest ära minna, nii et see on selline vastastikune heas usus käitumise põhimõte. Aga mina tänan teid igal juhul ja soovin, mida tööandjatele soovitakse, lojaalseid ja kohusetundlikke ja töökaid töötajaid. Ja kindlasti ma soovin ka siis häid saabuvaid pühi. Kõike head. Aitäh, Anneli. Ma nüüd katsun. Sõna Henrile. Ma nüüd üritan ennast siit välja logida ilusti, aga mul on hetkel tekkinud üks peata ühiskasutus. Jah. Nii, tere hilist hommikupoolikut ka siis minu poolt. Kas slaidid on ilusasti ette tulnud? Näeme slaidi. Väga hea. Proovin siis tänase lühikese ettekandega anda teile sellise põgusa ülevaate, et millised need vaimset heaolu mõjutavad tegurid töökeskkonnas on ja millised on tööandja ja töötajate võimalused nende vähendamisel. Kui me võtame nüüd, siis oluline on mõista seda, et töö on meie elust ja identiteedist väga oluline osa. Kui me nüüd lähtume Eurostati 2023. aasta uuringust, siis keskmine eestlane veedab tööd tehes ligikaudu 40 aastat. Sellega oleme Euroopas üks pikemaid tööelu kestvusega riike. Arvestades töö nii suurt osakaalu meie elus, siis mõjutavad töökeskkond ja töökorraldus paratamatult ka meie tervist, heaolu ja vaimset tasakaalu. Paraku peaaegu iga teine töötaja tunneb, et tööst tingitud terviseprobleemid mõjutavad negatiivselt ka igapäevaelu väljaspool tööaega. Kahjuks peame tõdema, et töö negatiivne mõju ei lõppe paljude jaoks ka tööpäeva lõppedes. Kui me nüüd võtame tööandja kohustused, siis üks peamisi töötervishoiu tööohutuse tagamise võimalusi on ju riskianalüüsi põhjalik ja kvaliteetne koostamine. Kaubanduses ei ole peamised psühhosotsiaalsed riskid seotud ainult suure töökoormusega. Siinkohal mängivad olulist rolli ka klientidega seotud konfliktid, töötempo ning olukorrad, kus töötaja peab keeruliste tööolukordadega üksi toime tulema. Seepärast tuleb riskianalüüsis hinnata lisaks füüsilise töökeskkonna ohuteguritele ka neid töökorralduslikke ja sotsiaalseid tegureid, mis võivad mõjutada töötajate vaimset tervist. Kui me võtame nüüd need ohutegurid veidikene sellise kriitilisema pilguga lahti, siis siinkohal lähtun enda tööpraktikast, just siis konsulteerimistest ja järelevalvekontrollidest tulenevast infost, mis ma olen siis nii-öelda teie töökeskkondades märganud. Kui me võtame õnnetus või vägivalla ohuga töö, siis siinkohal tänapäeval peab kindlasti mõtlema varguse ohu peale. Nii nagu Rein välja tõi, siis ähvardused, kallaletungid, üleüldine verbaalne agressioon. Nendele juhtumitele peab tegelikult tööandja mõtlema ja leidma siis toimivad abinõud nende mõju vähendamiseks. Kui me võtame ebavõrdse kohtlemise tööl, siis siinkohal tuleb veidikene selgemalt välja selline ebaõiglane töökoormuse jaotus, teatud töötajate eelistamine siis graafikute, puhkuste või lisatundide määramisel. Kiusamise puhul tõsiasi on see, et paljud tööandjad ei taha tunnistada, et seda kiusamist töökeskkonnas esineb.
Olenemata sellest, kas seda töökeskkonnas esineb või mitte, tööandjal on kohustus seda ohutegurit töökeskkonnas hinnata ja ennetavalt siis luua mingisugused meetmed selle mõju vähendamiseks. Tihtipeale tegelikult nendest küsimustikest, mis ma siis töökeskkonna hindamiseks läbi viin, tuleb välja, et ikkagi alandavat või sellist solvavat suhtlust kolleegide või juhtide poolt esineb. Kui me võtame nüüd pikaajalise või töötaja võimetele mittevastava töö, siis siinkohal on oluline mõista seda, et tegemist on kahesuunalise ohuteguriga. Töö saab olla siis töötaja jaoks liiga lihtne või liiga raske, tähendab, kus siis nii-öelda töötaja võimed ja oskused ei vasta siis sellele nii-öelda töökorraldusele. Nii nagu ma juba ütlesin, siis tegelikult töö saab olla ka töötaja jaoks liiga lihtne, et siinkohal on meil nagu töötaja ülekvalifitseeritud ja tegelikult see töötaja vajaks mingisugust karjäärimudelit või arenguvõimaluste väljatoomist, et ta saaks nii-öelda rahulduda selles töökeskkonnas parema tööga. Kui me võtame pikaajalise töötamise üksinda, siis ma tegelikult ei ole väga märganud, et osad töötajad peaksid õhtuses vahetuses üksinda olema. Mis on vestlustest välja tulnud, on küll see, et osad töötajad saavad kodukontori võimalust, et siinkohal on oluline see, et töötajal oleks nende sotsiaalsete kontaktide võimalus, et muul juhul võib tekkida vaimse tervise risk. Töö monotoonsusega on ka jällegi pigem selline positiivne külg välja tuua, et ma näen, et hästi palju töötajaid roteeritakse tööülesannetel, et ei ole sellist olukorda, kus töötaja on päev otsa kassas, mis siis võib nii-öelda negatiivselt mõjutada tema vaimset heaolu. Juhtimise ja töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohuteguri puhul oleks hea näha seda, et oleks nendest kõigest kolmest aspektist midagi välja toodud. Mis paistab silma on see, et juhtimise puhul on just töötajate nii-öelda tagasiside viidanud sellele, et sellist nii-öelda tunnustust või positiivset tagasisidet on töökeskkonnas võrdlemisi vähe. Kui me võtame nüüd töökorralduse, siis siinkohal on kindlasti peamine murekoht see, et võrreldes töömahuga ei ole töökeskkonnas piisavalt töötajaid. Et siinkohal ma panen teile südamele, et just nüüd, kui need pühad on tulemas, siis kindlasti on kiired perioodid, palju kliente, et te oleksite selle peale mõelnud. Et võib-olla mõne lisatöötaja palkamine ei teeks siin kindlasti paha. Kui me võtame nüüd töökeskkonnaga seotud tegurid, siis enamasti on siin ikkagi peamine murekoht klienditeenindusega seotud pinged, et inimesed on tänasel päeval palju järsemad, on klienditeenindajate vastu ka pahatahtlikumad, et kindlasti siinkohal tasub nende nii-öelda meetmete peale mõelda, et klienditeenindajad oleksid koolitatud, kuidas nende keeruliste klientidega toime tulla. Üks asi, mis veel silma paistab, on see, et kuna meie töötajaskond on muutumas rahvusvahelisemaks, siis tekib sellest keelebarjäärist tulenevaid pingeid töökeskkonnas. Et siinkohal ka kindlasti töötajate koolitamine, eestikeelse nii-öelda koolituskursuse võimaldamine, töökeskkonnas räägite eesti keelt, et need oleksid need peamised meetmed. Vastasel juhul, kui meil on need psühhosotsiaalsed ohutegurid maandamata, siis tegelikult need terviseprobleemid, mis tekivad, siis töölt eemaloleku periood on äärmiselt pikk ja sellest tulenevalt on siis ka nii-öelda see töö tulemuslikkus ja just nende nii-öelda müügitulemuste saavutamine palju keerulisem. Kui me võtame nüüd töötaja perspektiivi, siis oluline on mõista, et ohutu ja sellist tervist toetava töökeskkonna loomine ei ole ju ainult tööandja ülesanne. Ka töötajatel on seadusest tulenevad kohustused ja just nii-öelda selle nii-öelda tervist hoidva töökeskkonna kujundamise juures.
Töötervishoiu ja tööohutusseaduse paragrahv 14 kohaselt peab siis töötaja järgima töötervishoiu tööohutuse nõudeid ning osalema ohutu töökeskkonna loomisel. Kui me võtame nüüd psühhosotsiaalsete ohutegurite vaates, siis suhtlemise poole pealt see tegelikult ju tähendab heasoovlikku ja lugupidavat suhtlemist, kokkulepitud töökorralduse järgimist ja probleemide õigeaegset märkamist ja ka tööandja teavitamist nendest. Samuti tuleneb töölepingulistest suhetest lojaalsuskohustus. Töötajalt oodatakse käitumist, mis ei kahjusta tööandjat, kolleege ega töökeskkonda tervikuna. See hõlmab viisakat suhtlust, konstruktiivset tagasisidet ning sellistest tegudest hoidumist, mis võivad põhjustada pingeid, konflikte või siis veelgi hullem töövägivalla olukordi. Me peame mõistma seda, et erimeelsused ja konfliktid on töökeskkonnas loomulikud, kuid nende lahendamisel tuleks esmalt siis kasutada võimalust organisatsiooni siseste vestluste ja kokkulepete sõlmimisel. See muidugi ei tähenda seda, et töötajad või tööandjad ei võiks Tööinspektsiooni poole pöörduda. Julgustan teid, siinkohal me saame kindlasti nõu ja jõuga aidata, kuid peame mõistma seda, et selleks, et need lahendused oleksid kõige kiiremad ja toimivamad, siis on ikkagi mõistlik rahumeelselt ühise laua taha maha istuda ja proovida kõigepealt asutuse siseselt need lahendused leida. Olukorras, kus töötaja ja tööandja täidavad oma kohustusi, aga ikkagi tekivad mingisugused pinged või konfliktid, siis millest need tulenevad? Selle selgitamiseks sobib tegelikult suurepäraselt Demeruti ja Bakkeri tööga seotud nõudmiste ja ressursside mudel. See on hästi lihtne ja tõhus mudel, mis siis lihtsustatult öeldes jaotab töökeskkonna tegurid kaheks. On siis need negatiivsed tegurid ehk tööga seotud nõudmised, mis meid väsitavad, ja on head tegurid ehk tööressursid, mis toetavad siis nõudmistega toimetulekut. Siia alla liigituvad siis tegelikult nii töötaja võimed ja oskused kui ka tööandja poolt loodud abinõud ja toetusmeetmed. Nende nõudmiste ja ressursside vahekorras sõltubki töökeskkonna heaolu. Sellest heaolust omakorda jällegi tööga rahulolu ja töö motivatsioon. Oluline on mõista seda, et vaimse tervise edendamine ei ole ainult probleemide lahendamine, vaid ka teadlik selline tööressursside tugevdamine. Kui me nüüd proovime sellele mudelile anda veidikene sellise praktilisema tööandja vaate, siis oluline on mõista seda, et psühhosotsiaalsed ohutegurid ei teki juhuslikult. Need kujunevad töökorraldusest, juhtimisest ja igapäevasest suhtlusest. Seadus paneb tööandjale kohustuse küll neid riske ennetada, kuid tegelikult tähendab see tasakaalu loomist nõudmiste ja ressursside vahel. Kui vaadata töökorraldust, siis kõige suurem mõju on sageli väga praktilistel asjadel. Kas töökoormus on õiglane ja töötajatele arusaadav? Kas töömahud ja tähtajad on realistlikud? Ja kas kõikide nende tööülesannete täitmise juures on töötajal võimalus ka puhata? Oluline on mõista seda, et pausid ei tohiks olla luksus, vaid need on väga oluline osa töövõime säilitamise osas. Juhtimiskultuuri puhul on kindlasti võtmeküsimus usaldus. Kui eesmärgid ja rollid on ebaselged või info ei liigu õigeaegselt, siis see iseenesest on ju tegelikult juba suur stressor.
See tähendab, et hea juhtimine ei ole ju tegelikult ainult tulemuste saavutamine, vaid ka selguse ja turvatunde loomine. Alahinnata ei saa kindlasti meie suhtlemiskultuuri rolli. See, kuidas me omavahel räägime, kas me märkame töötajate pingeid varakult ja kas inimesed tunnevad, et nende panust väärtustatakse. Need on väga olulised tööressursid, mis aitavad nende tööpingetega toime tulla. Ja nüüd lõpuks kaasamine. Kui inimesel on tunne, et teda kuulatakse ja et tema arvamus loeb, siis kasvab ka töötaja vastutus ja valmisolek panustada. Vastupidisel juhul tekib rahulolematus, mis pikas perspektiivis soodustab tööstressi ja läbipõlemise riski. Kokkuvõttelt öeldes, siis tegelikult tööandja roll ei ole ainult riskide ärahoidmine, vaid teadlikult sellise töökeskkonna kujundamine, kus tööga seotud nõudmised ja ressursid on omavahel tasakaalus ning inimene suudab oma tööd teha jätkusuutlikult. Paratamatult alati me seda tasakaalu ei suuda töökeskkonnas tagada. Töötajad on erinevad, tööandjad on erinevad. Sellegipoolest on tegelikult teatud markerid, mida me peaksime jälgima. Töökeskkonnas viitavad probleemidele kindlasti pinged ja konfliktide sagenemine. Sellest tulenevalt muutuvad kohe haiguslehed palju sagedamaks ja pikas perspektiivis sellised töösuhted ei kesta pikalt. Sellest tulenevalt ongi kohe tööandjal tegemist siis kõrge kaadrivoolavusega. Mis on minu soovitus? Soovitus nendes olukordades on kindlasti see, et kui te juba tajute, et mingisugused konfliktid selles sotsiaalses töökeskkonnas on, siis tööandja peaks nendesse varakult sekkuma, põhjalikult siis uurima, mis on see põhjus. See hõlmab kindlasti osapooltega vestlemist. Kindlasti soovitan julgustada töötajaid ise oma probleeme lahendama, et alati ei ole kõige parem see, et tööandja või juht kohe sekkub. Kuigi teatud olukordades see on hädavajalik, eriti siis, kui see konflikt on juba eskaleerunud. Siinkohal on mõistlik kindlasti kirjalikult kokku leppida mingisugused tingimused, millele siis töötajad võiksid oma nõusoleku anda. Ja hilisemas faasis kindlasti siis pöörata rohkem tähelepanu just selle dünaamika jälgimisele. Juhul, kui need haiguslehed ja kaadrivoolavus on need märksõnad, mis teie töökeskkonda iseloomustavad, siis põhjalik töökorralduse, töötingimuste ülevaatamine on kindlasti see peamine lahendus siin. Selleks on mõistlik kaasata kindlasti töötajaid, läbi viia töötajate seas rahulolu-uuringud, intervjueerida neid, teha ka aeg-ajalt selliseid paikvaatlusi töökeskkonnas. Üks oluline märksõna on kindlasti ka juhtide kättesaadavus, et mis paistab paraku meile silma on see, et juhtide suhtlemise oskused, konflikti lahendamise oskused on võrdlemisi kesised, et siinkohal kindlasti tasub sellesse investeerida. Kui me võtame nüüd töötaja perspektiivi, siis mis need peamised murekohad on? Et olen alati, kui ma olen töötajatega vestelnud, siis küsinud selle küsimuse, et mis sind töökeskkonnas kõige rohkem kurnab või mis tekitab kõige rohkem probleeme. Esimene vastus on töötajatelt ajasurve. Ajasurve on tegelikult ju tingitud kõrgest töökoormusest, sellest, et töötajal on palju tööülesandeid, ta ei suuda neid kuidagi eesmärgistada endale, prioritiseerida, et see on kindlasti asi, millele tähelepanu pöörata. Siis üks asi, mis veel silma paistab, on see, et töötajad on äärmiselt kohusetundlikud.
Töö tuleb tihtipeale pärast tööpäeva koju kaasa, et siinkohal on oluline see, et töötaja oleks võimeline ei ütlema ja tegema endale mingisugused kindlad tööpäeva lõpurutiinid, mis aitavad siis just kaasa selle töö ja eraelu tasakaalu saavutamisel. Kindlasti meie oskus keerulistes suhtlusolukordades toime tulla, kuidas oma konflikte lahendada, et see on täpselt samamoodi selline nii-öelda murevaldkond ja soovitan oma töötajaid, oma juhte koolitada selles valdkonnas. Kui need suhtlemispinged ja töökoormus on ikkagi meil maandamata, siis me peame rääkima tööstressist. Lihtsustatult öeldes on siis tegemist sellise psühhofüsioloogilise pingeseisundiga, mis tekib sellisel juhul, kui inimene ei ole võimeline toime tulema tööga seotud nõudmistega. Olen teile välja toonud siis 2 negatiivset tööstressi vormi, et siinkohal me saame rääkida akuutsest tööstressist, mis on selline lühiajaline ja äkiline, et üldjuhul see avaldub siis, kui on selline ootamatu töökoormuse kasv, on mingisugused keerulised suhtlusolukorrad ja tavapäraselt see nii-öelda akuutne tööstress möödub, kui see stressor pildilt kaob, siis nii-öelda organism taastab selle homöostaasi või tasakaalu. Olukorras, kus nii-öelda nendele stressoritele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud ja need töökeskkonnas püsivad, siis me räägime juba kroonilise tööstressi võimalikkusest ja siinkohal tegelikult on ka nii-öelda vaimse ja füüsilise tervise märgid tagajärjeks. Kui me võtame nüüd usaldusväärsed uuringud, mis on siis uurinud, milline on Eesti töötajaskonna tööstressi tase, siis tegelikult need numbrid on üsna samaks jäänud, mida ma olen teile siis Eurostati uuringust välja toonud. Et siinkohal tegelikult me näeme, et naistel on see tööstressi tase natukene kõrgem. Kindlasti on see tingitud sellest, et naised on emotsionaalsemalt ja naised raporteerivad ka seda tööstressi tõenäoliselt rohkem kui mehed. Meeste puhul on see nii-öelda tugeva Eesti mehe paradoks see, mis nii-öelda takistab oma vaimse tervise muredest ausalt rääkimisest. Konfliktid, tööstress ja ka tegelikult töövägivald ei ole sellised eraldiseisvad probleemid. Siinkohal on oluline mõista seda, et need on omavahel tihedalt seotud. Kui meie töökeskkonnas on suhtlemispinged või lahendamata konfliktid, siis tegelikult need põhjustavad töötajates kroonilist tööstressi. Kroonilise tööstressi korral on jällegi see inimese emotsionaalne reaktiivsus palju kõrgem, mis tähendab seda, et teatud olukordades ta plahvatab, ta ei suuda ennast niivõrd hästi nendes olukordades kontrollida ja see omakorda soodustab siis psühholoogilise vägivalla ja verbaalse agressiooni sagenemist. Tegemist on siis sellise väga ebameeldiva nõiaringiga ja siinkohal selline töökeskkond mõjutab ka organisatsiooni üldist toimimist, väljendades siis suuremates töötajate lahkumistes ja puudumistes ja ka tööõnnetuste riskis. Siinkohal panen südamele just selle tööstressi ennetamise ja ennetamise all pean ma ennekõike silmas seda, et töökorraldus ja töökoormus oleks kontrolli all. Tööstressi ennetamisel on ju tegelikult äärmiselt oluline osa ka töötajal endal, et aeg-ajalt enda heaolu ise hinnata, see on kindlasti siin suureks plussiks. Olen teile välja toonud siis ühe Maailma Terviseorganisatsiooni poolt välja töötatud sellise sõelumisvahendi,
see oma olemuselt on tegelikult hästi lihtne, on siis 5 väitega tegemist, millele siis lisandub väga lihtne hindamisskaala. Läbi selle nii-öelda enda heaolu hindamise tegelikult töötaja saab kaardistada, kas mingisugune nii-öelda probleem on töökeskkonnas olemas, millega siis ta peaks põhjalikumalt tegelema. Praktikas tegelikult ei ole need vaimse tervise mured ainult seotud inimese enda või pelgalt töökeskkonnaga. Sageli kujunevad ju need erinevate tegurite koosmõjus. Töökorraldus ja töötingimused, eraelu olukord ja inimese individuaalsed ressursid. Need kõik mõjutavad inimese vaimset tervist. See tööriist, mis paremal on, selle nimi on eluratas ja tegelikult see on selline väga lihtne ja tõhus jällegi selline sõelumisvahend, kus töötaja saab vaadata siis enda elu hetkeolukorda ja see toob ilusasti välja need valdkonnad, millele oleks siis vaja võib-olla natukene rohkem energiat ja aega suunata. Tööandja vaatest on oluline mõista seda, et tööandja saab eelkõige ju mõjutada neid tegureid, mis on seotud tööga. Töökoormus, töökorraldus, juhtimine ja töö- ja eraelu tasakaal. Siinkohal ma julgustan tööandjaid ikkagi pöörama võib-olla ka natukene rohkem tähelepanu sellele, et milline on töötaja eraeluline olukord. Et selline lihtne küsimus, et kuidas sul kodus on, võib anda teile väga olulist sisendit sellest, et võib-olla tal on kodus raskem olukord ja võib sellest tingitult tulla ka tööl mingisuguseid pingeid. Kokkuvõtvalt siis oluline on mõista seda, et seda turvalist ja heaolu väärtustavat töökeskkonda kujundavad ikkagi tööandja ja töötaja koos. Oluline on see, et me märkaksime neid töötajaid, kellel see stress või ülekoormus võib-olla on üle võimete, proovida leida mingisuguseid lahendusi, et see nii-öelda töö ja eraelu tasakaal oleks paigas, pakkuda võib-olla töötajale ka siis erinevaid võimalusi, et seda taastumist võib-olla natukene rohkem kuidagi pildile tuua. Kui töökeskkonnas on pinged ja konfliktid, siis nii nagu ma ütlesin, siis nendele tuleb reageerida varakult, lahendada need ennem, kui need eskaleeruvad. Kui töötaja tunneb, et tema näol on tegemist siis sellise impulsiivse reageerijaga, siis siinkohal on oluline see, et töötaja mõistaks, et ennem kui ta midagi välja plahvatab, siis ütled endale peatu, mõtle ja siis ütle, et selline lihtne 3-sõnaline struktuur võib ära hoida siis selliseid hullemaid konflikte. Kui need konfliktid ikkagi töökeskkonnas tekivad, siis oluline on see, et see töötaja ei jääks oma murega üksi, julgustada töötajaid siis sellest probleemist teavitama, võimalusel kaasata ka siis personaliinimene või töökeskkonnavolinik või töökeskkonnaspetsialist. Kindlasti tasub neid korduvaid konflikte endale üles fikseerida, et need annavad tegelikult pärast väga olulise tõendusmaterjali, kui see asi peaks vaidlusesse laskuma. Ja lõpuks siis selline üllas eesmärk, et kui te nii-öelda ise kolleegina märkate, et keegi teine suhtleb kolleegiga ebameeldivalt, siis palun sekkuge. Et selline nii-öelda ebameeldiva suhtlusviisi takistamine töökeskkonnas, et see aitab kujundada sellise terve ja psühholoogiliselt turvalise töökeskkonna. Et sellega ma siis sooviksin täna lõpetada.